FC Flora väravavaht Mait Toom, Premium liigas tulevad mängud hooga peale, meie teiseks vastaseks on Paide linnameeskond. Kuidas sina selle mängule vastu vaatad? Kindlasti tuleb väga raske mäng, nagu Paide näitas, võits nüüd nad Levadiat 1-0. Jah, mis siin on? Tuleb minna ise mängima korralikult, tugevalt kaitses ja valvata ka nende ründajaid. Sinu jaoks on see hooaeg alanud väga hästi, et superkarika mängus 0, Jõhvi mängus 1 värav küll tuli, aga ikkagi peamine saime võidu sealt kätte. Jah, just nii. Superkarika 0 oli väga hea saavutus just nimelt Levadia vastu, keda me on ammu võitnud. Jõhvi nii-öelda see 1 värav on seal nagu meepotis väike tõrvatilk, aga ei ole hullu, võit on kirjas, see on peamine. Sa tunned ise ka kindlasti mitmeid Paide mängijaid, et kui palju see võit nendele eneseusku andis ja mis sa arvad? Meil saab olema ilmselt sama raske kui Levadial. Jah, kui mitte raskemgi, sest nüüd on need usk olemas, et nad suudavad võita ka tugevamaid. Et nad ei olnud, ma ei tea, kas nad Levadiat olidki üldse Levadia kodus kunagi võitnud, et see andis neile kindlasti palju eneseusku juurde. Meil on see mäng esimene kodumäng see aasta nii-öelda tehniliselt ja ka naistepäeval toimub see mäng, et lõpetuseks ongi sinu sõnum kõikidele naistele. Tulge staadionile ja vaadake ilusaid mehi jalgpalli mängimas. Norbert Hurt, Premium liigas meie teiseks vastaseks Paide linnameeskond, kes kindlasti sai avavoorust väga palju eneseusku juurde, kui alistati FC Levadia. Ja, oli näha, et nad mängisid nagu, ütleme, ka nagu sellist julget mängu, et okei, need on nii tugevad Levadia vast, Levadia on teadagi tugev meeskond, aga kui palli said, nad üritasid nagu leida kohe lahendusi, lihtsaid lahendusi oma mängijat leida, ei olnud see üks suvalist tampimist, on ju. Ja teine poole nad said ka selle läbi rohkem mängu sisse ja Levadia läks teeti väga raskeks see mäng. Et me teame seda, et tuleb meil kindlasti tugev meeskond, kus me peame ise nagu väga tõsiselt pingutama ja tuleb väga tähtis mäng. Paide linnameeskond on siin viimastel aastatel natukene muutunud, et nende mängustiil ei ole enam selline, nagu kunagi oli selline jõuline ja pikkade pallide peale, pigem mängitakse nüüd vist sellist tehnilist jalgpalli. Jah, ütleme, nad on läinud selle peale, nagu ütleme, neil on hea mängija Jaspersil juures, kes annab sellist loovust juurde ja mängid ise ka tõenäoliselt nagu naudivad seda mängu rohkem palliga, et see aeg on juba sinna poole minna mängupildis nagu. Ja ma arvan, et see läbi on neil kindlasti suurem võimalus saavutada ka ühel hetkel rohkem edu. Meie keskendume siiski oma mängule, tõenäoliselt peame jätkama sealt, kus me seal Ahtme staadionil poolel jäime, et ehk siis ikkagi läheme seda mängu domineerima. No igal juhul jah, et me teeme ikkagi päev-päevalt tööd taktikalise asjadega, ehk et mängijatel on suured nõudmised treeningus, selles mõttes ikkagi oleme väga nõudlikud nende vastu, et nad kogu aeg tegeleks selle mänguanalüüsi mängu sees, et tajuksid ära, kunas on vaja millist muutusi ise teha, sest et mängus me teame, et 45 minutit on pooleks, siis seal sees enam ei saa treener väga palju meeskonda kokku võtta ja väga palju loeb mängijate enda võimest seda mängu muutusi sisse tuua nagu. Ja selles osas me kindlasti peame oma mängu täiustama, et see mäng enda kasuks pöörata. Kuidas sa vaatad nendele koondise nädalatele, et ühelt poolt on ju väga hea, et kui aina rohkem ja rohkem FC Flora mängijaid on koondistega seotud, teiselt poolt see segab ikkagi natukene seda treeningprotsessi? Igal juhul jah, ta mõjutab seda, et eriti kui oleks praegu väga suur vastane vastu tulemas, aga isegi siis praegu seisus on ju, teame Paideni tuge tegelikult. Ja me ei saa nüüd 4 päeva teha kogu meeskonnaga tööd küll, aga teisalt me peame ka õpetama siis sinnamaani jõudma, et see 1 nädal ei mõjutaks nii palju või mingi koondise periood, et tegelikult need põhiideed juba peaksid olema, on ajapikku saavad olema, mis kinnistunud ja siis see on niisugune hea vaheldus võib-olla, nii et ühel hetkel me usume, keerame selle nagu enda kasuks. Lõpetuseks see on meie esimene kodumäng ja toimub ka naistepäeval, et sinu sõnum fännidele ja Õrnemasoo esindajatele? No, et kindlasti tulge vaatama, eesmärk on teile nii-öelda tüdrukud teha ilus kingitus, et pakkuda ilusat mängu ja igal juhul naistepäeva siis loodame tähistada rõõmsalt. Aitäh!